Naiste, väikeste laste ja vanurite Siberisse küüditamises süüdistuse saanud Arnold Meri on kindel, et 12 aastat väldanud eeluurimine sai uue hoo sisse peale pronkssõduri sündmusi, kui ta käis ka venekeelsetes koolides rääkimas omapoolset nägemust Eesti ajaloost. Pronkssõduri küsimuses, kui me eksime, andsin midagi ligi 50 intervjuud. Ja mina seostan praegust elavnemist ilmselt pronkssõduri etappiga. Kas te käisite ka koolides, vene koolides rääkimas ajalugu? Jaa, siis kui mind kutsutakse, ma alati tulen, kui kutsutakse. Oma pead ma ei käi mitte kuskil, ega omalt poolt neid kutsumisi ei soodusta kunagi. Aga kui kutsutakse, ma leian, et minu kohus minna ja rääkida. Nii vene kui ka Eesti koolides. Eesti koolides tuleb väga vähe neid kutseid, vene koolides natukene rohkem. Milline on teie põhiline sõnum sealt, mida te olete edastanud seal koolis? Mina koolides ainult vastan küsimustele. Omalt poolt ma ei räägi mitte midagi. Ja hoiatan seda, et mul ei ole vaja ette teada neid küsimusi. Ma just eelistan, et küsimused oleksid vabalt esitatud laste poolt ja ainult vastan küsimustele. Need kõik oleneb küsimustest. Kui teilt küsitakse, kas Eestis oli okupatsioon või mitte, mis te vastate? Mina eitan seda. See, et Arnold Meri põlgab Eesti Vabariiki, Eesti iseseisvust on ju ammu teada, ega ta muidu ei oleks ka küüditamisest osa võtnud. Ja kindlasti ei tohiks koolide juhtkonnad lasta tal koolides rääkida, et okupatsiooni pole olnud, sellepärast et ühiskond kehtestab normid, mida koolides kõneldakse, mis traditsiooniliselt on aktsepteeritav ja mis turvalisust suurendab selles ühiskonnas, mitte ei vähenda. Ja nii nagu ei tehta narkootikumide propagandat, nii nagu ei tehta prostitutsiooni propagandat koolides, ei tohiks ka propageerida rahva ja ühiskonna vaenulikku vaatenurka, et Eestit ei okupeeritud. Lukas usub, et nüüd, kus pronksööde ajal toimunu üle on järele mõeldud, mõistavad ka vene koolide direktorid Eesti riigi vastase propaganda ohtlikkust. Kui aga mõni koolidirektor seda ikkagi teeb, kavatseb haridus- ja teadusminister pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ettepanekuga selline direktor ametist vabastada. Arnold Meri ei tohiks olla koolides ja edaspidi ma loodan, et koolijuhid teavad, et nad riskivad oma ametikohaga juhul, kui seal lektorid käivad rääkimas õpilastele, et okupatsiooni pole olnud.